Kuidas siis ikkagi lõpetada see endas kahtlemine ja asuda julgelt tegutsema? Et nii nagu enesekindluse kasvu puhulgi, enesekindlus on tunne, mis tegelikult hakkab tekkima läbi tegutsemise, läbi erinevate olukordade proovimise. Kui me õnnestume, kui me ka ebaõnnestume, et me kasvame, me areneme, me õpime ja kõik need väikesed eduelamused ja õnnestumised kasvatavadki seda enesekindlust ja samamoodi on ka see, et kui me kardame läbi kukkuda ja ebaõnnestuda, siis selle vastu kõige paremini aitabki see, kui sa hakkad tegutsema, kui sa hakkad proovima. Tihtipeale jäädakse selle lõksu, et arvatakse või oodatakse, et ma ei ole valmis, ma ei ole 100% perfektne, et mul ei ole piisavalt oskuseid, ma ei ole piisavalt tark, ma ei tea, kuidas mingeid asju teha. Ja see mõtete jada võib olla täiesti lõputu ja me suudame meel ja mõte on selles suhtes ülivõimas, et me suudame omale igasugu lugusid kokku rääkida. Ja samamoodi me saame muuta seda lugu, mida me endale räägime. Ja ma tahangi sulle öelda enda kogemuse pealt ja see, mis ma näen töös naistega, et naistel on imelised ideed. Neil on nagu nii ägedad mõtted, mida nad tahavad teoks teha ja nad takerduvadki selle taha, et ma ei ole valmis, ma ei ole piisav, kes mina, mis mina, mida mina tean, kes mind kuulab, et kõik need nagu piiravad mõtted, mis me oleme ise endale seadnud. Ja just see, et ma ei ole valmis. Siin lihtne soovitus, lihtsalt alusta. Sa ei olegi kunagi 100% valmis ja ära jää sellesse lõksu, et sa lükkad kogu aeg oma soove, unistusi, eesmärke, sihte edasi või seda muutust, mida sa oled võib-olla ammu mõelnud, et aeg läheb ja mõtlegi võib-olla selle peale, et see, kus sa oled täna, need on sinu mingid varasemad valikud ja nüüd mõtle, et kui sa jääd samamoodi ootele ja ootad seda, et sa oled kunagi valmis, siis milline on su elu aasta pärast, 2 pärast, 3 pärast, 5 pärast, 10 aasta pärast, et aeg läheb tegelikult ruttu, 1 aasta läheb väga kiiresti ja mingi hetk aeg läheb ja kui sa ei tegutse, sa võidki lasta võib-olla selle õige momendi mööda ja võib-olla hiljem on seda veel raskem teha ja siis sa juba leiad, et mis nüüd enam või et mis mõte sellel enam on. Et pigem minu siiras soovitus, lihtsalt alusta, hakka pihta. Sa ei pea nägema tervet seda teekonda punktist A punkti B, kuhu sa välja tahad jõuda, et ma olen isegi enda puhul näinud seda, et see, kus ma alustasin ja see, kuhu ma soovisin välja jõuda, seal tundus minu jaoks hiigellõhe, et see tundus lihtsalt nii ilmvõimatu. Ja tegelikult, kui sa alustad väikeste sammudega, siis see teekond hakkab sulle vaikselt välja joonistuma ja tihtipeale alahinnataksegi nende väikeste sammude mõju. Tegelikult, kui sa teed väikeseid järjepidevaid samme, siis see annab ühel hetkel väga suure tulemuse. Ja lihtsalt tuleb olla kannatlik, järjepidev ja pühenduda ja teinekord, kui on selline allaandmistunne ja käega löömistunne, siis vaata tuldud teekonda tagasi. Sa näed seda, kus sa alustasid ja kus sa tegelikult juba täna oled. Ja ühel hetkel sa näed, et see punktist A punkti B liikumine, et seal on juba märgatav sild selle ütleme ootuse ja reaalsuse vahel
ja varsti saad sa sellest sillast üle minna ja tihti ei ole ka kõige olulisem see eesmärk või see siht, visioon, kuhu sa välja jõuad, vaid just see teekond, et milliseks inimeseks oled sa sellel teekonnal kasvanud, kelleks sa oled saanud, kui suure sisemise töö iseendaga sa oled ära teinud. Et juba see on ju väärtus, kui sa õpid iseennast tundma, sa ületad ennast, sa laiendad oma mugavustsooni piire, sa näed, kui palju enamaks sa oled tegelikult võimeline. Kui palju potentsiaali sinus on, sa oled kindlasti kogenud oma elus seda, et kui sa arvasid, et sul oli mingi uus olukord, mingi uus situatsioon, millega sa pidid toime tulema ja võib-olla see oli alguses sinu jaoks võõras, sa ei teadnud täpselt, kuidas seda teha ja kui sa siis selle tehtud said, siis see oli selline võit, selline õnnestumine ja see tunne kindlasti, mida sa siis kogesid, et ma sain hakkama, et ma sain sellega hakkama, ma tegin selle väga hästi ära, see tuli väga suurepäraselt välja ja sa oled ise rahul ja võib-olla sa saad ka nagu väljastpoolt seda tunnustust ja märkamist, mis omakorda kinnitab seda, et sa saidki hakkama ja nii on ju elus tegelikult paljude asjadega, et tuleb lihtsalt proovida, katsetada, kui ei õnnestu ühe korraga, õpid sellest, võtad seda kogemusena, proovid teistmoodi ja nii sa omandadki erinevaid kogemusi, esiteks sa näed ära, mis sulle meeldib, võib-olla mis sulle ei meeldi, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi. Ja mina olen võtnud küll nüüd viimased 2 aastat sellise suhtumise, et elus ei ole läbikukkumist ega ebaõnnestumist, et igal juhul oled sa võitja juba siis, kui sa proovid, kui sa alustad, sest et kas sa tead, kui paljud inimesed üldse ei alustagi, et nad jäävadki lihtsalt pähe siia mõttesse, kõik need ideed, soovid ja need ei saa kunagi teostatust, sest et kunagi ei ole valmis, kunagi ei ole õige aeg, et me suudame neid vabandusi endale luua mustmiljon ja siin ongi küsimus lihtsalt see, et milline sa tahad, et su elu on aasta pärast, 2 pärast, 3 pärast, 5 aasta pärast, sest et kui sa täna midagi teisiti ei tee, siis ei saa ka see tulemus olla erinev sellest, mis on see siiamaani olnud. Ja tõesti, ma võin sulle oma kogemusest öelda, et kõik on võimalik, kui sa tahad, kui sa teed selle otsuse, kui sa lihtsalt alustad ja kui sa teed õiget asja, siis elu hakkab sind omalt poolt toetama, sulle saatma teele õigeid inimesi, sul avanevad uued uksed, uued võimalused. Et mida sina pead tegema, on lihtsalt tegutsema ja astuma selle esimese sammu, et kunagi ma olen teinud ise selle võib-olla mitte vea, aga kuhu mina jäin kinni, oligi see võib-olla soov, mõtlemine, see unistamine, manifesteerimine, visualiseerimine. Et ma arvasin, et kui ma seda kõike oma mõttes teen, et siis see kuidagi realiseerub. Aga ma olin unustanud ühe olulise sammu, et tegelikult ka mina omalt poolt pean midagi panustama või midagi tegema ja just ongi tegutsema, et kas või seesama, et ma soovin hakata naistele väärtust looma, tehes neid e-kursuseid, aga selleks on mul ju vaja, ütleme, tänapäeval tehagi siis kas kodulehte, Facebooki lehte, teha turundused, kuidas üldse inimesteni jõuda, et inimesed üldse teaksid, et ma sellega tegeleksin, et keda see kõnetab, saabki minuga ühendust võtta. Et need on ju need minupoolsed sammud, mis on vaja kõigepealt teha selleks, et kõik see ülejäänud soovitus saaks tulla. Et ega keegi lihtsalt ei tule ju minu juurde, et kuuled, et ma nüüd tahaks, et sa oleksid minu coach ja äkki sa teed mingit kursust, et kuhu ma saaks tulla. Et manifesteerimine, visualiseerimine, oma soovide kirjapanek, oma eesmärkide kirjapanek, see on nagu ülioluline, aga ülioluline on ka see, et sa hakkaksid päriselt tegutsema. Nii et ole hea. Pane kirja täna, mis on see esimene samm, millega sa algust teed, millega sa liikuma lähed, mida sa oled ammu igatsenud teha, mis on see, mis ammu ootab tegemist, mis on see, mida sa oled edasi lükanud, et
pane need kõik kirja ja pane sinna järgi tähtajad, millal sa need ära teed. Et kui me oleme pannud kirja, ütleme, tegevuskava ja lisanud sinna ka, ütleme, kuupäevad või mingi ajalise daatumi, siis on palju suurem tõenäosus, et need asjad saavad ka reaalselt tehtud. Nii et mis on need esimesed sammud, millega sa täna algust teed ja kui sa näed, et on mingi takistus, siis mõtlegi, et mida ma praegu vajan, et mis mind toetaks või et mida ma vajan sellel teekonnal, et ütleme, kas need on siis rahalised vahendid, on see toetus, tugi, on see julgustus ja kui sa saad aru, mis need asjad on, siis julge neid küsida, kas oma lähedastelt, sa võid mulle alati julgelt kirjutada, et ma kuulan su ära. Ja teinekord ongi vaja lihtsalt, et keegi kuulab ära, peegeldab sulle tagasi sinu mõtteid, sul tekivad sealt võib-olla mingid taipamised. Sa tunned, et sa oled ära kuulatud, sa saad toetust, sa saad julgustust. Võib-olla küsin sult mingeid küsimusi, mis aitavad sinus endas saada selgust, sa saad selle suuna kätte ja sa saad jälle tegutsema hakata. Nii et vabandusi ega takistusi tegelikult ei ole, ainus takistus on meie meel. Nii et alusta just täna.